Kuna me ise täna toodame väga palju tehnoloogilist sooja, siis me hakkasime tegelema sellega, kuidas optimeerida energiat meie tootmises. Lisaks meil on kaubanduskeskus, mis on väga suur energiatarbija. Siis me mõtlesime seda, et kuidas seda energiatarbimist optimiseerida ja kuidas muuta ta siis keskkonnasõbralikumaks. Sealt tuli mõte, et tuleks kasutada alternatiivvarianti ehk päikeseenergiat. Sellest tulenevalt me ehitsime taskukatusele ja meie tootmise katusele ja lisaks veel hulgaliselt mujale erinevaid päikeseelektrijaamu. Kui me võrdleme neid näitajad, siis tootlus ja reaalne elu on täpselt sama, mis on igati positiivne. Siis alguses oli palju kahtlejad, et kas on tegu õige otsusega. Täna võime julgelt öelda, see on õige otsus. Inimesed vajavad teatud mõtetega harjumiseks aega, nad vajavad aru saama nendest asjadest, aga nii kui meil täna igapäeva ümbritse elu näitab, et keskkonnahoid on äärmiselt tähtis ja sealhulgas on see elekter, mida me kasutame igapäevaks eluks. Me tegime õige otsuse. Põhjuseid on mitu. Esimene oli see, kui me võtsime erinevaid pakkumisi, siis Eesti Energia oli juba selle teemaga varem tegelenud. Tal oli rohkem taustainfot, tal oli valmis 2 paketti, mida siis tellijale pakkuda. Meie valisime võtmed kätte, ehk me investeerime ise ja ise oleme siis tootjad. Lisaks tegemist on suure kontserniga, kus on erinevad spetsialistid, on know-how ja kogu see kompetents. Kuigi me tundsime, et tegu oli ühe esimesega projektist, siis projekti käigus me nägime, kuidas inimesed on õppimisvõimalised. Me nägime, milline tugi on olemas. Me nägime võimalust siis tuua juurde lisajõudusid nii töömeeste kui ka inseneride näol. Ja kogu see pakett kokku oli suurepärane. Meie logovärv on küll sinine, aga peaks kaaluma ilmselt ka selle muutmist, et tõesti meie mõte on, et see keskkond, kus me täna viibime, võiks olla oluliselt puhtam ja korralikum. Siis lisaks olemasolevate päikeseelektrijaamadele me oleme planeerimas siin hulga väikseid 50 kilovatseid jaamu. Lisaks me täna projekteerime ja oleme alustanud teatud ettevalmistavate tegevustega Raadil, kuhu meil on plaanis rajada koguvõimsusega 70 megavatti päikeseelektrijaam, mille juures me mõtleme veel lisaks, millised on võimalused, kuidas toodetud elektrit väärindada. See on selline üks võtmekoht, mis vajab põhjalikumat ja sellist suuremat lähenemist.